Tere, mina olen Heidi Kukk, Statistikaameti meediasuhete juht ja tere tulemast kuulama Statistikaameti infotundi. Ja täna tutvustab meie tarbijahindade statistika tiimijuht Lauri Veski värsket tarbijahinnaindeksit ja annab ka ülevaate, milliseks kujunes siis indeks käesoleva aasta esimeses kvartalis tervikuna. Ja teie küsimused on samuti väga oodatud, need palun postitage ülekande alla asuvasse kommentaariumisse. Ja infotunni salvestuse ja ettekande slaidid avaldame samuti pärast infotunni lõppu siis kodulehel tänase uudise juures. Nüüd aga head kuulamist ja palun, Lauri. Tere hommikust, mina olen Lauri Veski, tarbijahinnastatistika tiimijuht. Räägin teile täna esimesest kvartalist ja tegelikult natukene ka märtsist siis lähemalt. Võib slaid peale panna. Kõigepealt sellest, mis asi on tarbijahinnaindeks üldsegi. See on majandusnäitaja, mis väljendab seda, kuidas eratarbijate jaoks on kaubad ja teenused, kuidas nende hind on muutunud. Ja sellega mõõdetakse inflatsiooni, aga lisaks sellele ka indekseeritakse töötasusid, sotsiaaltoetusi ehk pensioneid, viiakse läbi majandusprognoose ja analüüse ning saab läbi viia riikide vahelisi majandusvõrdlusi. Nüüd meie Statistikaametis anname välja erinevat sorti tarbijahinnaindekseid. See, millest ma täna räägin, selle nimi on tarbijahinnaindeks. Selle kaalustruktuur arvestab Eesti elanike kulutusi Eestis. See avaldatakse iga kuu 5. tööpäeval. Lisaks sellele on meil ka rahvusvaheliselt võrreldava metoodikaga tarbijahindade harmoneeritud indeks. Ja nüüd selle kaalustruktuur arvestab ka turistide kulutusi Eestis. Ja harmoneeritus tähendab seda, et see teeb siis selle indeksi rahvusvaheliselt võrreldavaks ja kui te tahate teha riikide vahelisi võrdlusi, siis kasutage seda indeksit. Seda me avaldame Eurostati avaldamiskalendri järgi iga kuu keskel. Nüüd sel kuul avaldab Statistikaamet selle 15. aprillil ja detailsemal tasandil avalikustatakse see Eurostati andmebaasis 16. aprillil. Tarbijahindade harmoneeritud indeksi puhul avaldame ka iga kuu lõpus aruande kuu kohta käivat kiirhinnangut. Võib-olla olete seda märganud ka. Ning kolmas tarbijahinnaindeks on konstantse maksumääraga harmoneeritud indeks. See on selline indeks, kus maksumääradena arvestatakse siis eelmise aasta detsembri maksumäärasid. Eesti puhul aktsiis ja käibemaks. Tarbijahinnaindeksi metoodikast nii palju, et selle kokkupanemise puhul on olulised hinnad ja osakaalud. Aruandekuu hindu, ehk siis märtsikuu hindu me võrdlesime eelmise aasta detsembri hindadega. Ja igal grupil ja elemendil on seal oma osakaal, oma osatähtsus. Ja see osakaalud arvutatakse korraga välja terveks aastaks. Ja selle aluseks võetakse eelmise aasta eratarbimise rahalised kulutused. Nüüd 25. aasta osakaalud on siin pildi peal. Kõige suurem grupp on traditsiooniliselt kohe toit ja mittealkohoolsed joogid, samuti eluase ja transport. Need on need kõige suuremad mõjutajad. Et mis iganes hinnamuutused toimuvad, siis need mõjutavad tarbijahinnaindeksit kõige rohkem. Ja edaspidi ma nüüd järgnevatel slaididel, kui ma siin gruppidest räägin, et siis vaatamegi neid 3 suuremat gruppi eelkõige ja samuti ka riietuste jalatsid, mis on siis natukene erinev grupp teistes selles mõttes, et seal on toimunud teiste gruppidega võrreldes pigem langus. Aga kõigepealt selline illustreeriv joonis tarbijahinnaindeksi kvartalite muutusest, kus baas on 2015 ehk siis 2015. aasta keskmised kvartalid teevad kokku 100. Ja kui me nüüd seal kõige paremal pool näeme esimest kvartalit 2025, siis see number 158,72 tähendab seda, et võrreldes 10 aasta taguse ajaga on hinnad tõusnud 58,72%. Vaatame lähemalt siis neid gruppe ka. Kõigepealt toit ja mittealkohoolsed joogid, mis oli siis kõige suurema osakaaluga grupp. Siin me vaatame muutust võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. Ehk siis nüüd esimene kvartal 25 on muutus 5,9%, et see aastaga või eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes on hinnad toidurühmas kasvanud 5,9%. Eluase on siin käinud üles alla,
aga nüüd käesolevas kvartalis on tõus jälle 3,5%. Me vaatame kohe lähemalt ka siis märtsikuu tulemusi, kus ma siis räägin natukene detailsemalt, mis seal gruppides sees toimub. Transpordirühm. Siin me näeme üsna suurt tõusu esimeses kvartalis, aga see on suuresti sellepärast, et meil hakkas aasta alguses kehtima automaks ja nüüd auto registreerimistasu on meil indeksis sees ja see kergitas transpordigrupi hinnakasvu võrreldes eelmise aastaga. Kuna see maks on uus, seda eelmisel aastal olemas ei olnud, siis see kasv ongi nii suur ja kui nüüd kui automaksu määrad ei muutu, siis järgmine aasta enam sellist hüpet olla ei tohiks, sest et me võrdleme seda ikkagi eelmise aasta taguse ajaga. Riietus ja jalatsid on siin 3 kvartalit olnud languses, mis ilmselt on võib-olla üks ainukene hea asi, mis meil siin toimub, et teised grupid on suuresti ikkagi ülespoole suunaga. Nüüd esimeses kvartalis 25 on siis 1,5% hinnad jälle langenud võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga. Ja vaatame märtsi tulemusi ja siis natukene detailsemalt, mis seal sees toimub. Jällegi võrdleme siin eelmise aasta sama kuuga, ehk siis eelmise aasta märtsiga. Haridus- ja lasteasutused on siin juhivad 6,9%-ga, kuigi selle osakaal ei ole nii suur kui näiteks toidul, transpordil, eluasemel. Siin hariduse indeksit veavad tasuline kõrgharidus, mis on aastaga kasvanud 10,9%. ja tasulised kursused, mis on kasvanud 5%. Kui te näete siin mitmesugused kaubad ja teenused sellist rühma, siis sinna kuuluvad igasugused hügieen, kosmeetika, juveelid, kellassepad, sotsiaalhooldus, kindlustus, pangateenused ja igasugused muud kaubad ja teenused. Ja nagu näha, siis riietus ja jalatsid on aastases võrdluses langenud -3,4% langenud. Nüüd siin on meil toidupilt. Enamus toiduaineid või toiduainete gruppe on kasvanud, tõusnud, ainsana on aastases võrdluses odavamaks muutunud kala ja kalatooted. See on siis -5,5%. Kõige suurema tõusu on teinud rasvad, 14,9%, sinna kuuluvad või, oliiviõli, margariin ja või tõus on olnud 17,3%, oliiviõli tõus 20,7% ja need veavad seda rasvade grupi tõusu. Eluasem. Eluasemega seotud teenuste all on vesi, kanalisatsioon, näiteks veevarustuse hinnatõus on olnud aastaga 24%, see veab seda eluasemega seotud teenuste grupi hinnatõusu. Ka üür on kasvanud aastaga 6,1% ja elekter, soojusenergia küte on siin slaidi peal koos ühes rühmas, aga elekter eraldi on tõusnud aastaga 2,6%. Transport, üks suurimaid gruppe. Hea uudis on see, et diisel ja bensiin on siin aastaga langenud, aga nüüd see eratranspordivahendite ekspluatatsioon on selline grupp, kus meil asubki siis automaks. Et nagu teate, see automaks koosneb 2 osast, üks on auto registreerimistasu ja teine on auto aastamaks, siis tarbijahinnaindeksis kajastub neist ainult auto registreerimistasu. Ja tegelikult ka diisel ja bensiin asuvad selle eratranspordivahendite ekspluatatsiooni grupis, aga need ma tõin siin eraldi välja, sest selle vastu on tavaliselt keskmisest suurem huvi. Ja sõiduvahendite ost, nagu näete, on omaette grupis, automaks ei ole konkreetselt sellega seotud. Reisijate vedu on muutunud aastaga natukene soodsamaks. Ja tegelikult see ongi selline lühikokkuvõte minu poolt, et kas on juba äkki mingisuguseid küsimusi tekkinud ka? Aitäh, Lauri. Jaa, on tekkinud küll küsimusi. Esiteks on selline küsimus, et kas on ka teada, et kui kõik need grupid indeksis on tõusnud ehk läinud kallimaks, et miks need riided odavamaks lähevad? No praegu ma näitasin seda võrdlust aasta tagusega, et siin on ka
variant, me ei räägi hinnatasemest, me räägime ainult hinnamuutusest, et siin võib olla ka see, et riided on varem olnud kallimad ja siis on ruumi, kuhu langeda. Selge, ja siis on selline küsimus, et kas see nii-öelda tavaline tarbijahinnaindeks ja siis harmoneeritud indeks ka kuidagi võrreldavad on, et üks arvestab turiste ka sisse, aga kui palju nad lõppkokkuvõttes üksteisest erinevad, kas kui avaldame ühte ja teist, kas me saame neid kuidagi omavahel võrrelda? Väiksed erinevused on, sellepärast et just see turistide arvestamine muudab seda kaalustruktuuri natukene, et tegelikult need hinnad, mis me mõõdame, on samad, et me ei mõõda erinevaid hindu. Küll tegelikult harmoneeritud indeksi puhul ei ole arvestatud hasartmänge, ehk siis loteriipileteid, mis meil tarbijahinnaindeksis on sees. Ja samuti on seal hinnad viidud eelmise aasta detsembri hindadesse seal harmoneeritud indeksi puhul. Et üldiselt trend on alati sama, et sellist asja ma ei tea, kas on võimalik, mina ei ole kohanud, et nad on erisuunalisega kuidagi, et tarbijahinnaindeks langeb ja harmoneeritud indeks tõuseb. Et suund on alati sama, numbrid natukene mõnevõrra erinevad. Et selles mõttes, kui te vaatate nüüd harmoneeritud indeksi kiirhinnangut kuu lõpus, siis need numbrid ei pruugi üldse klappida sellega, mis on tarbijahinnaindeksi puhul. Et seal väikesed muutused on, aga erinevused ikkagi on sees. Selge, ja kas on ka teada, et kuidas meil lähinaabritel tarbijahinnaindeksi vaates läheb, kus me nendega võrreldes paikneme? Kui me tahame ennast naabritega võrrelda, siis on kõige mõistlikum kasutada tarbijahindade harmoneeritud indeksit. Seda avaldatakse siis Eurostati andmebaasis väga detailsel tasandil. Meie oma Statistikaameti andmebaasis avalikustame seda 12 grupi tasandil, aga need grupid on lahti löödud üsna väikesteks elementideks seal Eurostati andmebaasis, et kuna tegemist on rahvusvaheliselt võrreldava indeksiga, siis riikidevahelise võrdluse jaoks on kõige sobilikum tarbijahindade harmoneeritud indeks. Täna me räägime ainult tarbijahinnaindeksist siin. Suur aitäh, Lauri, ja teistele ka kuulamast. Tänaseks infotund läbi, rohkem küsimusi ka ei ole. Ilusat päeva!